Tere tulemast järjekordsesse podcasti episoodi ja täna meil on külas Lauri Lusti Livesoftist. Tere tulemast saatesse. Aitäh! Millega Livesoft tegeleb? Tee meile lühike sissejuhatus, siis on kuulajal ka teada, et mis valdkonna ettevõttega on tegemist. Livesoft tegeleb tarkvara arendusega ja tegelikult tarkvarade juurutamisega erinevatesse transpordiettevõtetesse, kaasa arvatud osaliselt ka tollitarkvaraga. Et Livesofti tööks on tarkvara. Väga tore ja täna meil on ka teemaks väga vahva e-veose leht, millest me oleme mitmes podcastis rääkinud ja ma saan aru, et sinu taust on ka selline, mis võimaldab rääkida sellisest transpordi või tarneahelast, kus siis on tegemist kaubavedudega erinevate nii-öelda masinatega, kas on siis rong või laev või tegemist on hoopis suure veokiga. Mis väljakutsed tarkvara ja transpordiahela vahel on ja kas need on üldse? Eks loomulikult on väljakutsed ja olukord on ka suhteliselt keeruline, sellepärast et täna sellised heade tarkvarade kasutamine, kuna need on ka piisavalt kallid, siis on ikka suurkorporatsioonide siseasi rohkem olnud. Et kui korporatsioon siseselt kasutab mingit tarkvara, siis kõik teist peavad kasutama seda sama tarkvara. Vastasel juhul nad ei saa selle korporatsiooniga nagu koostööd teha. Ja see muudab selle olukorra raskeks, sest tegelikult meil on täna transpordiahelas on hästi palju raiskamist. Kus sa näed seda? Meil on hästi palju tühja kapatsiteeti, mida saaks läbi digitaliseerimise täita. Sa mõtled siis, et näiteks rekka sõidab tänava peal ja kaupa peal ei olegi? Kaupa peal ei olegi. Aga miks? See ei tundu mõistlik. Seal on hästi palju probleeme. Üks osa muidugi sellest moodustab juriidika. Et me räägime küll siin rohetranspordist ja kõigest muust ja rohelisest vaatest asjale, aga meil on samas regulatsioone, mis sunnivad kas autot kuskilt tühjalt seisma või nad sunnivad seda autot nii-öelda tühjalt liikuma punktist A punkti B, sest et vastasel juhul saab ta karistada, kui ta mingis hetkes võtab kaua peale, mis ei ole seadusega lubatud. Need seadus on keerulised, ärme nendesse täna siin lähme, aga tegelikult digitaliseerimise kaudu saaks näidata tegelikult seda raiskamise kohta. Ega seda võib-olla keegi väga isegi ei taha, ma ei oska täna seda öelda, sest et kui sa vaatad neid siuksi vastakaid seisukohti Euroopa Liidus, siis mul tekib küll teatud kohas mulje, et populism lõpuks võidab. Aga ega ka optimism ei sure. Et me loodame ikkagi, et tehnoloogia ja ütleme just eelkõige infotehnoloogia areng toob mingisugused uued võimalused selle tühja kapatsiteedi täitmiseks, eks ole, et me siin Eestis ka täna lihtne näide on, räägime elektriautodest ja võtame 3 aastat vanad diiselautod, vahetame need elektriautode vastu välja, eks ole, millise nagu teene me siis maailmale sellega teeme. Ja see diiselauto kuhugi ära ei kao, ta läheb teise riiki, maakera on suletud süsteem, mida kuskilt juurde ei tule, mida kuskilt ära ei kao. Et me peaksime ikkagi propageerima seda, et ressurssi efektiivselt ja mõistlikult ära kasutada, juba toodetud ressurss käitada lõpuni. See peaks olema nagu säästlikkuse eesmärk eelkõige. Aga veonduses ja ütleme regulatsioonide tasandil esinevad täpselt need samad probleemid, et me ostame autosid juurde selleks, et meil osad autod peavad tühjalt seisma. See on täiesti absurdne olukord. Veokeid ostetakse juurde selleks, et saaks oma töö ära teha, sest osad autod peavad mingil hetkel seisma. Kas on siis vaja selle muudatuse elluviimiseks mingisugused regulatsioone ringi teha ja kui keeruline see oleks? Regulatsioone on vaja loomulikult täiustada, sest et meil täna räägitakse ka, me räägime siin laua taga e-veose lehest. Tegelikult me räägime ühest digitaalset andmepaketist. Seal ei ole paberiloogikaga, ei ole sellel asjal enam mingit pistmist. See, mis digitaliseerimine peaks kaasa tooma, on paradigma muutus. Aga seda veel esialgu näha ei ole. Ja sellest ka selle juurutamise raskus. Sest et digiloogika on teistsugune kui paberiloogika. Juriidika paraku toetab paberiloogikat. Et meil senimaani, kuni meil tekivad tõrked nii-öelda seaduse täitmises, tulenevalt sellest, et digi võimaldab midagi muud, meil senimaani, ma arvan, et see asi nagu läheb kergelt longates ühte jalga. Aga meil on elus näiteid väga palju ja üks tore näide on kindlasti Uber, mis tegelikult ju muutis reisijate vedu, kuna tegemist oli tarkvara platvormiga. Absoluutselt. Siis tarkvara käitus teistmoodi tarkvara platvorm.
käitus teistmoodi kui taksovedaja. Ja muidugi üleminekud on olnud rasked, aga meil kaubaveos ootavad ees täpselt samasugused väljakutsed. Ja need ettevõtted, kes selle digitaliseerimisega kaasa ei lähe, paraku jäävad ühel hetkel sellest rongist maha ja ma arvan, et üsna kiiresti. Mida rohkem ettevõtted kaasa mõtlevad ja mida rohkem nad üritavad leida omavahelisi lahendusi, kuidas see digitaliseerimise ahel nagu toimima saada. Ma arvan, et seda parem on see lõpptulemus. Sest tegelikult on lõpptulemuse nii-öelda edukus peitub selles, kuidas ma siis ütlen, erinevate majandusharude omavahelises digitaalses kommunikatsioonis. Et seal on see iva peidus. Sinul on väga pikk kogemus selles valdkonnas. Kas siis võiks kokkuvõttes niimoodi öelda, et kui täna ettevõtted ennast, kes siis toodavad midagi, digitaliseerivad järjest ja mina siis näiteks vedajana ei digitaliseeri, kas siis ühel hetkel võib see tootja mulle ust näidata öelda, et sul ei ole mõtet kaupa anda, sa tahad minu käest paberit, aga minul tootjana ei ole seda paberit täna. Selle algne iva peitub tegelikult selles, et kui see digitaliseerimise moment nagu kätte jõuab, siis kui sul on laua peal pliiats ja paber, siis ei ole sind millegagi liidestada. Tõsi. Et sul peab ikkagi selleks hetkeks, kui see saatelehe või no ütleme saateinformatsiooni kasutamine digitaalsel kujul riikide üleselt võimalikuks saab, siis sellel hetkel sul peab olema mingisugune tarkvara, millega sa selle andmestiku kommunikeerid, kas või enda veoettevõtet puudutava andmestiku. Teinekord ei olegi rohkem vaja, sa pead olema võimeline informatsiooni vastu võtma ja sa pead olema võimeline seda jagama. Ja paberi ja pliiatsiga seda enam teha ei saa. Isegi Exceliga ei saa. On võimalik CSV failidega asju ümber tõsta, aga see tekitab probleeme. Seal on ikkagi vaja nii-öelda tädiliidest ja digitaliseerimise eesmärk on ju tegelikult tädiliidese ärakaotamine. Tõsi. Kus me Eestis oleme selle valdkonna digitaliseerimisega? Kui hästi meil on? Kas meil on siis vedajatel nii-öelda see midagi olemas, millega andmeid vahetada ja me ei pea silmas siin siis Exceliteks? Me selle EAS-i toetus või EISi siis tänane toetusmeetme raames me oleme tegelikult jõudnud üsna kaugele. Me oleme teinud ära suure töö. Me oleme üritanud viia selle teadmise kõik veondusettevõteteni ja me oleme üritanud kaasata neid ettevõtteid, kes veondusettevõtetele tööd annavad. Tõsi. Et me saaksime selle andmestiku kuidagi liikuma. Et meil ei oleks selliseid ettevõtteid, kes ei ole tõesti võimelised infi vastu võtma ega välja andma. Ja teine asi, mis on meie suurim probleem täna, meil on hästi palju veonduses tegelikult tarkvara lahendusi. Me ei saa öelda, et neid ei ole. Nii. Aga nad on, nagu ma eelnevalt ka mainisin kuskil meie jutuajamises, et nad on suurkorporatsioonide sisesed. Nad ei kommunikeeri väljapoole. Kui me saaksime nad väljapoole kommunikeerima, me saaksime selle veonduse efektiivsemaks. Ja me tegelikult väldiksime seda kaudu raiskamist. Meil on osadel ettevõtetel autos või veoautos, siis, kes teevad mitmele tööandjale tööd. Neil on 5-6 tahvelarvutit, kõik töötavad erineva programmiga. Sellistes oludes on raske autojuhti vahetada, sest autojuhi töö on teatavasti autot juhtida, turvaliselt, viksilt ja viisakalt kaup kohale viia, aga mitte surfata erinevate ettevõtete tarkvarades. Ja kui me ka sellise geeniuse leiame, kes suudab seda kõike teha ja autojuhtide seas on väga tublisid mehi, siis kui meil see autojuht peaks haigeks jääma, siis meil teist meest siin kabiini panna ei ole. Meil on Euroopas ülisuur autojuhtide puudus. Ja see tuleb regulatsioonidest. See tuleneb sellest, et koolipingist otse autojuhiks ei saa. Sa pead olema vähemalt 21-aastane täna selleks, et saada E-kategooria autojuhiluba. See pärsib seda majandusharu, aga meil on veondust vaja. Me peame aru saama sellest, et veondus on strateegilise tähtsusega ja just autoveondus on strateegilise tähtsusega riigi jaoks. Me nägime seda, mis toimus pandeemia ajal, kui oli koroona. Sama kiiresti, kui see kriis tekkis, sama kiiresti, kui see pandeemia rauges, unustati see asi jälle ära. Ja tegelikult see EISi meede täna on minu meelest see on nagu ülihea. See võimaldab meil esiteks seda turgu korrastada ja teine asi, see võimaldab meid muuta efektiivsemaks. Me saame kiiremini oma töökäsud kohale, meie asjad on täpsemad, digitaliseerimine võimaldab alati seda, et kui see
kui see info läheb ühelt tarkvaralt üle teisele, siis tavaliselt läheb ta sinna kadudeta. Kui seal on inimkäsi vahel, tekivad vead alati tekitavad selle olukorra, et midagi jääb kuskil hiljaks, midagi jääb toimetamata, midagi jääb tegemata, tekivad seisakud, tekib ressursi raiskamine. Täna veonduses on hästi palju sellist liigset kaubakäitlemist, et me ei saa, meil on liiga palju vaheetappe, meil on erinevaid ladusid, asju tõstetakse ringi maa peale. Digitaliseerimise kaudu saab osad vaheetapid ära jätta. Ja see on see, mida tuleb püüelda. Ehk siis eelkõige ressursi raiskamine. Sa mainisid enne ka seda, et see tarkvara loob nagu palju võimalusi, aga samas on ka rida takistusi. Et on sul mõni selline hea näide ka oma töökogemusest, kus digitaliseerimine on väga hästi õnnestunud ja näiteks ettevõtte tagasiside on selline, et palju nad on kokku hoidnud, kas aega, raha või tegelikult on aega võimalikku rahasse alati tunnitöötasu alusel arvestada? Et on meil selliseid häid näiteid? Meil on küll häid näiteid. Ma konkreetselt ettevõtteid võib-olla ei mainiks, aga kus on tegelikult juhtunud see, et üks asi on tööaja kokkuhoid. Ehk siis inimestel tekib võimalus efektiivsemalt panustada oma sellesse logistikatöösse, mida nad peaksid tegelikult igapäevaselt tegema, mitte lihtsalt ei tegele bürokraatiaga. Ja teine asi, mida digitaliseerimine on võimaldanud tööprotsessi lihtsustada. Hoopiski. Et ta on võimaldanud seda, et tarkvara tegelikult tuleb luua nii, et see lihtsustab kellegi tööd, mitte ei valmista peavalu juurde. Nagu sa enne mainisid, et on 7 tahvlit, eks ju. Jah, et see on tarkvara, ongi, et ta peab olema hästi lihtne, ta peab olema hästi lihtsalt oomatav. Meil ei ole vaja seda olukorda, kus inimesel on ainult 2 või 3 ekraani ees, ta peab tegema nende vahel valikuid või tal on ühel ekraanil lahti 3 või 4 tarkvara. Me peame siuksed asjad nagu kuidagi suutma ära kaotada. Sest tegelikult reaalne vajadus selle järgi puudub. Selle vajaduse tingib see, et tarkvarad ei suhtle oma vahel. Kui me suudame nad oma vahel suhtlema panna, siis meil tekib ainult üks ekraan. Ja see on logistika puhul on see nii-öelda user interface'i vaade või see nii-öelda tahvli vaade, mida see ettevõtte töötaja siis seal laua taga näeb. Ja kõik need asjad, millesse tal on vaja sekkuda, jooksevad tal ühes tarkvaras. Et see on nagu see koht, mis me peaksime hästi läbi mõtlema. Aga miks see on nii olnud siiamaani, et öeldakse, et transpordi ja logistika valdkond on kõige vähem digitaliseeritud valdkond majanduses, et miks see nii on, et kas sellepärast, mida sa enne mainisid, et see valdkond on keeruline? See ei ole sellepärast, et see valdkond on keeruline, see ei ole sellepärast, et autotransport näiteks ei tahaks selles kaasa lüüa. See küsimus on selles, et see hoob on teiste käes. Autotransport on eelkõige, ta on nii-öelda teenuse pakkuja. Tema ei ole ise otsustaja, kust, mida ja kuidas veetakse. Need on väga üksikud juhud. See on tavaliselt mingisugune ettevõtte sisene transport, kus ise otsustatakse, kuidas neid asju tehakse ja kus on omad autod ja oma tootmine. Me küsimus täna on selles, et veondusettevõtja on kellegi nii-öelda palgal. Kuigi ta esitab veoarveid ja nii edasi, ta on nagu iseseisev ettevõte, ta täidab kellegi tellimust. Ja see, kelle tellimus ta täidab, see otsustab. Ja see koht ongi seal. See on see mõte, et tegelikult ju meil on tühjalt seisvaid autosid, me vaatame täna, platsid on täis. Miks seisavad seal? A, ei ole juhte, B, ei ole tööd. Tegelikult küsimus on ju selles, et need, mis on võimalik liikuma panna, kui need siin suurettevõtete vahel normaalselt jagada, tal on mingid tühjad seisutunnid, see, mis ta täna teeb ühes kohas, kui seal saab töö otsa, saaks minna teise kohta ja teostada vedusid seal, või veel parem, kui ta mingit teatud marsruuti sõidab, ta saaks mitmest kohast laadida, teadmata seda, kes on kauba omanik, seda kõike tal ei ole vaja teada, et ei tekiks olukord, mida ju täna kõige rohkem kardetakse, et kui see vedaja võtab selle kauba vedada täna, ja kui kellelgi on mingi täitmata kapatsiteet kuskil ja kui ta annab selle mingile suvalisele vedajale, siis järgmisena on see vedaja selle ettevõtte müügiosakonnas ja pakub seda vedu sinna otse. Et tegelikult ka digitaliseerimine võimaldab ju sellised asjad lahendada. Ega meil siis ju täna, kui me vaatame neid asju, kuidas transpordis digilahendused on arenenud, siis neid näiteid ja positiivseid näiteid on ju küll ja veel. Kus tegelikult suudetakse seda ressurssi jagada nii, et kellelgi mingit kahju ei teki ja keegi ei lähe kellelgi mingit klienti üle lööma. Sest sul ei oleks seda andmestikku seal digitaliseerimise puhul, millega minna midagi üle lööma. Ja. Sa võid seal kastide markeeringuid näha ja nii edasi,
aga see on kõik otsustamise küsimus, kuidas seda teha, eks ole. Sest tegelikult kaubavedajal, mida temal on vaja, mis autovedajal on vaja. Tal on vaja, et kastide peal oleks ribakood või ma ei tea, mingisugune QR-kood, mida saab nutirakendusega lugeda, mida ta saab maha võtta, peale anda. Tal on pealelaadimiskoht, mahalaadimiskoht, ta peab jälgima seda kaudu, et ta täidab Euroopa Liidus kehtestatud reeglistikke, aga ega seda ülejäänud talle korda ei lähe. Just. Ja keegi peab talle veoraha ära maksma. Just. Et ega seal muud nagu keerulist ei olegi, nagu taksoteenus. Tahan, võtan äppi, kutsun ette, sõidab ära, läheb kaardi pealt maha ja kogu lugu. Tõsi? Veonduses saab täpselt samasugust asja teha. Ainukene asi, et veondus, ta on seadusandlikult väga ülereguleeritud. Ja see on see, mis tekitab raskust. Et võrrelda siis reisijate veoga, et reisijate veo nagu see Boldi näide, mis seal takso näide tõid. Mõtlen, üks asi on takso näide, et ma päris nagu, ütleme, kogu reisijate vedu nagu siia ei haaraks, bussivedu ja bussidega juhuvedu ja nii edasi, see on omamoodi teema. Buss koju ei tule õnneks ka. Buss on, ütleme niimoodi, et tegemist on ikkagi nagu suure hulga reisijatega ja seal on natuke teised regulatsioonid ja on ka väidetavalt väga ülereguleeritud. Mina ei ole reisijate valdkonna inimene, aga selles suhtes ma räägin konkreetselt siin kaubaveost ja kastideveost. Aga miks see valdkond siis on see kaubavedu nii ülereguleeritud? Mis selle eesmärk on olnud siiani? Et mingil põhjusel seda on ju tehtud iseenesest? Seda on tehtud turukaitse eesmärkidel. Kes oma turgu kaitsevad? Kui me vaatame seda mobiilsuspaketti, siis nii-öelda vanad Euroopa Liidu liikmesriigid. Et meie vedajad siis ei läheks? Ja meie probleem on see, et me oleme perifeerne maa, me oleme ääremaa ja meil on raske jõuda õhtuks koju, kui me kaubaga nagu Hispaaniasse läheme. Sa oled Kesk-Euroopas, sul on lihtne, eks ole, seal on distantsid töötavad omavahel teistmoodi. Sul on alati võimalik oma pikka puhkust, mis on kohustuslik, on võimalik kodus veeta. Meil see alati ei pruugi õnnestuda. Ja tegelikult ütleme, see on nüüd küll see autojuhi töö ja puhkeaja teema, aga eks seda kaudu on tulnud need igasugused kabotaasid ja muud lood. Ja see on ikkagi suures osas tehtud selleks, et kellegi teise vedajat ei koserdaks kellegi koduturul, eks ole. Sest ta võib ju odavam olla ja nii edasi, aga kõik kaitsevad oma ettevõtjad. Et see nii-öelda raha jääks enda riiki ja see raha jääks enda riiki, teenus ja töö ja eks seal on ka pikaaegselt transporti investeerinud ettevõtteid ja see on kõik arusaadav. Teine asi, mis minu jaoks ei ole nagu arusaadav, on see, et meil peaks olema kaupade inimeste ja kapitali vaba liikumine. Euroopa Liidu mõte on ma seda nagu ei näe väga, eks ole, et meil on siin kõike muid asju, aga mitte seda. Kas on lootust, et seda ülereguleerimist ka vähendatakse lähiajal? Ma arvan, et see digitaliseerimine toob mingi paranduse kaasa, sest sealt kaudu on võimalik näidata, kui suur see raiskamine tegelikult on. Ja meil oleks lihtsam maksta võib-olla nendele, kes, ma ei tea, tahavad igal õhtul kodus olla naisega veini juua, eks ole, et meil autojuhiamet siiski on, ta on natuke siuke mustlase moodi lugu, et sa oled ikkagi nädalate viisi kodust ära ja siis, kui need ajad ja värgid on täis, et siis puhkad, kui see töö on tehtud ja mingil põhjusel, eks ole, et me meremeeste ju liikumise puhul ei nõua seda, et nad saaksid iga 2 nädala tagant koju, eks ole. Tõsi, need on kuude kaupa teine. Ma ei saa aru, miks siis nagu see meremees ja autojuht omavahel erinevad, aga meil on palju selliseid nüansse, et see on keeruline teema. Kui me digitaliseerimisest räägime, siis me nagu sinna väga minna ei tahaks. See aeg tuleb alles, kui see digitaliseerimine ka sellistesse protsessidesse sekkub. Sest selge on see, et autoveod jäävad lühemaks. Ja ta ei ole efektiivne kaugemale kui mingisugune 1000 kilomeetrit, eks ole. Neid vedusid võib teostada ja osad kaubad kindlasti, mis ka pikematel distantsidel liiguvad, jäävad alatiseks autovedude peale. Aga see siuke optimaalne on see 1000-1200 kilomeetrit on ju. Ja kui selle kaudu nagu asjad üle järele mõelda, siis kõik on ju tegelikult suhteliselt korras, eks ole, et igaüks saab ju oma turuga seal siis tegeleda. Aga meil täna ikkagi on see on nagu see valupunkt on, et me ei saa ühelt transpordiliigilt teisele väga lihtsalt neid kaupasid ja meil on vaja seal mingid vaheahelaid, eks ole, digitaalsed andmed on kõik ühesugused. Kaubal on omanik, kaubal on saaja, pealelaadimiskoht, mahalaadimiskoht, kauba nimetused, numbrid, need on kõik ühised. Välja arvatud siis see transpordiliigi põhiline spetsiifika.
üks veab teatud aruteele, teine veab teatud terminali, kolmas veab punktist A punkti B, ületades veel seal juures kolmandate riikide piire, ilma seda riiki tegelikult läbimata. Et seal on nagu hästi palju selliseid nüansse, mis tegelikult annavad tänasel hetkel, ma arvan, peaksid andma selle efekti, et me saame kaupa liigutada efektiivsemalt, kui me seda digitaliseerimist suudame normaalselt rakendada. Mis sinu ennustus on, et uue aasta algus ja ennustus ikka tehakse, et mis aastaks me võiks olla nagu transpordi valdkonnaga digitaalsed? Mul on seda hästi raske öelda, ma arvan, et valdkonnana me saame digitaalseks üsna kiiresti. Tegelikult ei ole siin mingeid ületamatuid takistusi. Ma arvan, et ütleme ettevõtluse siseselt me saame sellega väga kiiresti hakkama. Kommunikatsioon teiste riikidega tekitab raskusi. Ehk siis me ei saa seda digitaalset andmestikku sellisel kujul liigutada piiride üleselt, nii nagu me täna tahaksime. Sinna läheb veel aega, kuni need gateway'd kõik tööle hakkavad. See EFTI iseenesest on väga hea regulatsioon. Ta peaks looma võimaluse nende gateway'de kaudu siis seda informatsiooni vahetada ja nii, et see on igas riigis kontrollijale lähtav ja nii edasi. Meie suurim õnnetus on see, et kui me psühholoogiliselt jätame mulje, et me tekitame selle digitaliseerimise kaudu mingi repressiivmeetme, siis sellisel juhul ettevõtted ei tule sellega kaasa. Ja eelkõige tähendab see seda, et kui keegi hakkab jõurama, et ta tahab kontrollida seal, ma ei tea, mida iganes asju seal kabotaaži reeglistiku, 28 päeva, ma ei tea, mida iganes lugusid on ju, siis me tekitame sellega sellise visiooni nende ettevõtete seas, kes peaksid seda kasutama, et jumala pärast, eks ole, et ma ei taha ju, et mind hakatakse sakutama, kui see veel poolikult töötab ka. Ja siis tullakse mulle kallale asjadest, mida ma tegelikult teinud ei ole. Me ei tohi kellelegi sellist muljet luua. Me ei saa ettevõtlusele anda signaali, et me selle kaudu hakkame teil nüüd sõbrad vaatama, kuidas teie maksukäitumine on ja nii edasi. Loomulikult mingil hetkel kõik need asjad, mis puudutavad kontrollmeetmeid, nad lihtsustatakse, nad tulevad, on ju. Aga ma arvan, et selleks hetkeks see digitaliseerimine on teinud ka oma töö ära, et meil tegelikult ei ole nagu väga paljud seadusandlust enam üldse vaja. Ma loodan, et see digiloogika muudab seda paberiloogikat. Ja see on see, kuhu me tegelikult ju tahame jõuda. Me tahame jõuda sinna, et me ei raiska oma ressurssi, oma tööjõudu ja oma närve. No see oleks väga imeline eesmärk. Tean seda, et EIS annab veel märtsi lõpuni raha selle valdkonna digitaliseerimiseks. Asjalikult saan aru, et vedajad saavad siis enda platvormi soetamiseks või arendamiseks küsida toetust, aga ma saan aru, et väga palju häid asju on Eestis olemas ka juba, mida kasutusele võtta. Eestis on 6 tarkvara, mis võimaldavad e-veose lehte või e-veose lehe informatsiooni vahetada. Need on meil kõik olemas. Mina tahaks öelda klassikute sõnadega. Kiirustage seltsimehe tunnetud, kiirustage. Et tegelikult, kui me täna EIS pakub seda võimalust meile ja me täna ei tee seda nii-öelda EIS-i rahaga, et siis tulevikus tuleb seda hakata tegema oma rahaga. Tõsi. Ja see saab olema palju keerulisem. Täna on need platvormid huvitatud, nad aitavad kaasa nendele ettevõtetele nii edasi, aga ühel hetkel ma arvan, et see olukord võib olla teistsugune, et veondusettevõtted peaksid nagu kiirustama selle otsusega. See on väga tore, ma kunagi küsisin EIS-i esindaja käest ka, et kas on lootust, et see on nüüd selline taotlusvoor teil, kus raha saab otsa. Ta ütles, et see oleks tore, aga ta ei usu. Et ikkagi veel mõeldakse, et äkki saab ilma digitaliseerimiseta. Aga näen ka väga positiivsed näited, kus siis ettevõtte kaupa on mindud täna omale platvormi soetama ja mõeldakse digitaliseerimise peale. Meil käis üks tore noormees siin külas ja rääkis sellest, kuidas ta tegi oma lõputöö suisa koolis selleks, et millist tarkvara valida ja kuidas. On sul veel meile lõpetuseks mõned head kokkuvõtvad sõnad, et kui vaadata nüüd selle e-veose lehe kasutuselevõtu lahenduste ja väljakutsete peale, et mis siit siis kokkuvõtteks võiks öelda täna? Minu arvamus on see, et uusi asju, uut tehnoloogiat ei tohiks karta. Et see on nagu, hirmul on alati suured silmad, aga see hirm täna ikkagi põhineb eelkõige sellele, et lähtutakse vanadest käitumismallidest.
ma arvan, et ka käitumismudelid muutuvad ja ka riigi suhtlus ettevõtjaskonnaga mingil hetkel siiski muutub. Et see filosoofia läheb natuke teistsuguseks ja samas, kui tahetakse täna siiski hakkama saada ja tahetakse oma asju teha perspektiiviga, siis on ju kõigile selge, et ilma selle digitaliseerimiseta me ei pääse. Mida varem alustada, seda parem on ju lõpptulemus. Ja sellel hetkel, kui ühel hetkel on sul asjad nagu kohustuslikuna ees ja siis sa hakkad selle peale mõtlema, et, et mis ma nüüd teen, et kust ma selle nüüd saan ja nii edasi, siis võid arvata, et sa ei ole tegelikult üksinda selles olukorras, kes mõtleb, et kus ma selle nüüd saan. Ja sellel hetkel need tarkvarade arendajad ütlevad, et jah, et saad küll, aga järjekord on tead selline, tule järgmine aasta on ju. See on nagu rehvivahetusega. See on nagu rehvivahetusega, et kui lumi maas on, eks ole, siis on nagu kõigil, kõigil on kohe vaja. Kust ta tuli nüüd, et see ei ole võimalik. Aga eks sellega on täpselt sama lugu. Ja teine asi, ta annab täna suhteliselt valutu võimaluse harjutada ennast uuteks meetoditeks, uute meetodite kasutusele võtuks, võib-olla harjutada ka seda, kuidas oma ettevõtte sisesed protsessid saab teistsuguseks, eks ole, et vältida seal ettevõtte sees seda ressursi raiskamist. Ja muidugi, eks täna ju kõik kardavad seda, et digitaliseerimine tuleb, võtab kellelgi töö käest ära. Ta muudab töö iseloomu, ta ei võta kellelgi midagi käest ära. Sellest tuleb nagu aru saada, et see ei ole selline asi nagu kunagi, eks need ludiitide liikumised ja kõik on ju teada, eks on, et igasugused aurumasinad tuli ju kiirelt puruks peksta. Aga ega tegelikult mis tagajärg oli, sellest midagi ei muutunud, eks ju. See tuli nii või teisiti ja ühel hetkel see tehnoloogia lihtsalt see annab võimaluse inimesel teha teistmoodi tööd. Ta annab võimaluse teha seda tööd lihtsamalt, puhtamalt ja targemalt ilma eksimusteta. Ja see on see, mis on digitaliseerimise võlu. Ja teine asi muidugi see kommunikatsioon teiste ettevõtetega, mis toimub nii-öelda automaagiliselt, mida sa tegelikult ei näe. Kui sa oma partneritega saad suhelda niimoodi, et sa tuled hommikul tööle, sa näed oma töökäsud asjad ära, sa ei vaja kuskilt mingit e-maili otsima hakata. Ma ei tea, helistada kellelegi, küsida, mis ma nüüd teen, kus ma lähen. Sul jooksevad need sinna ritta ilusti ära ja tavaliselt tarkvara veel paigutab su asjad õigesse järjekorda. Ta teeb nad sulle nähtavaks. Ta annab sulle võimaluse olla parem, teenida rohkem kasumit. Ja et kokkuvõtteks võib öelda, et tarkvara on eelkõige võimalus, mitte kohustus. Absoluutselt. Aitäh, et sa täna tulid. Palun.